võistluste juht on olukorraga rahul. Loodame, et kaameramees jõuab ka sealt vahepealt ära tulla, nii et rehvi mustrid kõhu peale ei jää. Ja start. Karmen Kraago vist hetkel ei lasta aga ühega saavutama tunnitega. Nii et tohi lükatakse praegu riski number 33 poolt number 25 ja Karmen Kraago number 26 tõuseb liidriks, nii et rangenelik edestus on kukutatud viimaseks ja number 33 Joosep Plank on seal planetas talle korralikult sisse või klubis seal nagu Bulgaasel juht ütleks niimoodi, nii et Karmen Kraago, kes Põltsamaal tegi puhta töö tänavu päris stardirajal, on nüüd tõusnud liidriks stardil number 26, teine on number 27 Martin Ojapõld ja kolmas number 33 Joosep Plank. Neljas number 32 Martin Perkel. Siis on viiendana number 24 Martin Pölde. Kuues number 30 Henri Kala. Seitsmes number 25 Randelevis Keveskus ja kaheksas number 29 Henriette Ola. Marcel Pöldese nimel on pärast esimest ja Marcel Pöldese on number 32 kuules, Martin Täpseli kuules tihedalt samal ajal Karmen Kraav. Ta proovis oma tööti sõita eelmise lõpus oli tema edu. Karmen Kraavi edu siis ja päev isegi silma järgi. Karmen Kraav läheb eest ära ja siis tuleb selline rong tal selja taga neljas sõitjast. Kuigi number 25 ja 30 omavahel tõuklevad. Nendest on siis Andres Tööstus ja Henri Sada. Aga paistab küll niimoodi, et Karmen Kraav on siin oma teed minemas ja siis tuleb number 27 Martin Ojapõld, teisena Joosep Plank, neljas on number 32 Martin Perkel ja Perkeli kuulest ühe number 24 Martin Pölde. Ja Karmen Kraav täiesti segamatult praegu sõitunud ei tea trajektoori, kui sellised jänesehaake katvaid sõidujooni harrastama ei pea ja pead on nagu kaator ka ringi käi, ilmselt seda ühel hetkel tuvastas elujärje, kui kaugel kaastundumised on ja nüüd siis väljatakse meile number 25-le pluss 5 sekundit ja number 25 on Randelevis Keveskus. Aga kui sõidetud on meil 3 minutit, siis on üsna veele edumaa jätkuvalt Karmen Kraavil järgnevad töös ja järgnevad tööd on Martin Ojapõld, number 26, aga nüüd viimastel ringidel on küll. Või viimasel ringi jätkub tundub niimoodi, et Martin Ojapõld on lähemale tulnud Karmen Kraavile. Vahepeal siis üheselt saisi olema, et Karmen Kraavi edumaa pikem. Et number 26, siis Karmen Kraav on ees, aga Martin Ojapõld läheneb selgelt praegu Karmen Kraavile. Nii et kas siis Karmen on taaris kohas võtnud sellised sõidu head kergelt sisse ja Martin Ojapõld sõitnud sujuvamalt. Iga. On seal kantamine sellest, vahepeal jällegi asutõesti koolijana, tuleb tagasi ja Karmen Kraav on kuni liider enam kauaks jääb küsimust. Võtab juba Karmen sellise katva sõidujoone seal tagasi pöörde kohas. Aga hoolimata sellest, tandem vaikselt nagu ootab eest ära minema järgnevatel, vähemalt hetkeks tundus niimoodi. Number 33 on siis ajalda nagu kolmas Joosep Plank ja 32 kamerel Martin Perkel ja siis number 24 Marcel Pölde. Aga nüüd jälle, Karmen Kraav sellise kõrge vahe sisse sõitnud, et kui vahepeal oli tal Koklasse hindamas Martin Ojapõld, siis nüüd see enam niimoodi ei ole. Aga see käib nagu joolo osas
ja vahepeal sai Karmen Kraav eest ära, nüüd on vahe stabiliseerunud. Martin Ojapold otseselt rünnaku positsioonil ei ole, aga midagi kaotanud ka otseselt ei ole. Sõita veel on. Esimesed viis on nüüd suhteliselt ühtlaselt peale väga laiali määrdunud, et seal otseselt võitluspaar ei ole, aga justkui vastuseks minu väikele on tekkimas üks võitluspaar. See on siis seal number 32 ja 24. 32 Martin Pärtel ja 24 Marcel Pedes. See on 4.5 koht. Ja jälle, Martin Ojapold tähendab väikse vaikselt võtta Ovakule. Ja seda võtab siin 3.3 päeva tulnud sellised natukene pitema poolne ja vastavalt kaaliselt palju kiirust üleval hoida. Jällegi kurvist välja kiirendades suruvad kõigid eest ära Martin Ojapoldul. Ja seal nüüd enam-vähem ühes kaalukategoorias vast nad peaksid ka olema, et selles mõttes kummalgi teineteise eest sellist kaalulist eelist ei ole, nii et kohas selge vastust praegu. Kui sõidab hiljem, kui sõidab sujuvamalt, kiirendab parem. See on mingit kõik rolli, et praegu jälle Ojapold natukene ja Karmen Kraavist maha ja oi, tokstab teda seal flank on kergelt, aga jällegi takerdub ise hoopiski ja sõida taga tuleb seal Martin Pärtel ja saab omakorda jälle joosib Flankenile lähemale. Aga Karmen Kraav jälle, Karmen on ikka sõitnud juba 26. Ja selle ringi jooksul on vahe selgelt kasvanud Martin Ojapoldile. Ja ta võrdub Karmen Kraavil üks etappi võib sellest hooajast kui väike näidata. Ja see oli Põltsamaal, kus ta tegi puhta kuugi. Sõitis kiirema ringi, võitis võistluse ja võitis veenvalt. Veel veenvamalt, kui tema edumaa praegu siin on. 7 minti sõidetud. Alla 3 minuti pluss 1 ring on meil sõita. Karmen Kraav on siis sellise edumaanud säilitanud viimase paari ringi jooksul. Martin Ojapold tema sabas ja siis kuklasse hingamas ka Joosep Flanken number 33. Nüüd aga jälle natukene tempo särgi andnud Karmen Kraav. Lähemale talle jõudnud see poiste väldi, kes ta sõidalega on. 5 leestest tihedalt ühe turuku kannul seal ja võitlus käib siis ikkagi tema südame vaid esimese koha pärast. Aga Karmen Kraav vahepeal jälle saab nagu sõidurütmi paremini tagasi või teised teevad viga, võtanud kinni igatahes vahe, kord on pikem, kord on lühem. Ja nüüd tundub, et selle ringil jälle Karmen on natukene seda vahet käristanud enda kasuks. 8 minutit 30 sekundit sõidetud. 13 minutit pluss 1 ring veel ja Karmen Kraav juhatab vägesid pardil number 26. Ja nüüd ringiga jäi neil seal ees ette number 29. Henrietta Olak jäi lausa seisma seal 3.-4. kurvis. Et number 29 nüüd ringiga kaaskonkurentidest maha jäänud, aga Martin Ojapold tihedalt. On liidri tuures praegu ja number 33 nende saavad Joosep Flanken. Üheksa minutit 20 sekundit sõidetud. Nii et järgmise ringiga on tegemist meil eelviimase ringiga nähtavasti. Või saan mina, sest meil stoppa ütleb, mul mõtle ennustada. Igatahes Karmen Kraav jälle hoiab seda tempot, hoiab vahet ja ei saa Martin Ojapold sellisesse lähedusse, kus nüüd selle tagasjärgi lõpus
pidurduse suuna peal proovida mööda sõita, otse vastupidi, libiseb nagu kergelt eest ära sirge lõpuks. Jällegi Karmen Kraav number 26. Ja nüüd siis lasi kergelt kaardiristis ja andis eelise kohe Karmenile, aga mitte liialt palju ei läinud sealt lappama praegu. Ja 10 minutit on täis. Eelviimasel ringil on võistleja. Eelviimane ring on nüüd käimas ja jätkuvalt Karmen Kraav on liider, aga nüüd läks natukene liiga palju see kartul libisema, aga tagumised teevad vigu, nii et esimene tandem on praegu kergelt nüüd eest ära järgnevatel ja viimasele ringile lähevad liidrid. Üks ring veel. Viimane ring algab ja Karmen Kraav on liider number 26. Terve sõidu on ta liider olnud ja tema sabas seilanud seal võistluse alguses erinevad sellid, aga põhiliselt on tema kuules kogu aeg. Number 27. Martin Ojapäev, kes tahtis 4. positsioonil. Ja nüüd veel viimased 3 kurvi. Karmen Kraav number 26 on ees. Eelviimane kurv, nüüd viimane kurv, see veel korralikult läbida, parema päka sirutus ja võitja on Karmen Kraav. Teine Martin Ojapäev ja kolmas number 33 Joosep Blanke.